Kas sul on kõrini sellest piiratusest, kus sa senini oled elanud? Kui sul on ehedalt kõrini sellest piiratusest, kus sa senini oled elanud, siis on see video sinu jaoks. See video ei ole neile, kes elavad juba Jumala täiuses, kes jagavad välja alati, kui näevad vajadust, kes naudivad jumalikku tervist ja nii edasi. See video ei ole ka nende jaoks, kes tajuvad küll oma piiratud olukordi, kuid kellele meeldib viriseda ja kurta, et kui halb kõik on, ilma et nad tõeliselt sooviksid midagi oma elus muuta. See sõnum on sõna otseses mõttes neile, kellel on kõrini sellest piiratusest, kus nad senini elanud on ja nad on valmis end välja purustama. Piibel on väga konkreetne selle koha pealt. Jeesaja 10:27 ütleb, et kui meil saab lõpuks kõrini, alles siis me purustame ikke oma turjalt. Senikaua, kuni me lepime selle piiratusega, senikaua me sellesse ka jääme. Vaatame korra 2. Peetruse 2:24, mis on suht karmid sõnad tegelikult. Ja see tsiteerib vanasõnu. Öeldes, koer pöördub tagasi oma okse juurde ja pestud emis läheb porisse püherdama. Päris karmid sõnad. Minul sai kõrini. Mul sai täiega kõrini ja ma tegin midagi selleks, et sellest välja saada. Ja sa tead, mida ma tegin. Ma otsisin inimese, kes on juba need vangirauad oma elus purustanud, millest mina tahtsin ennast välja purustada. Ja ma maksin talle selle eest, et ta õpetaks ka mulle teed vabadusse. Sa ehk mõtled, et miks ma talle raha maksin? Sellepärast, et Piibel ütleb, et töötegija on oma palka väärt. Ja teiseks, Jumala kuningriik toimib külvi ja lõikuse põhimõttel. Mõtle hetkeks sellele, kui kõrgelt hindad sina seda, mida sulle tasuta antakse. Kui tõsiselt sa võtad mõnda tasuta koolitust või tasuta brošüüri või tasuta raamatut, mis sulle pihku pistetakse. Sa said selle tasuta, sellel pole seega ka erilist väärtust su silmis. Kui meil aga tuleb maksta millegi eest, siis me ka väärtustame seda, mille eest me maksame. See on investeering. Me pühendume. Me soovime saada kasu kogu raha eest. Ja seega me pühendume ja teeme tööd selle omandamiseks, mille eest me maksime. Ja seetõttu tulevad ka muudatused meie eludesse. Vaatame korra Matteuse 11. peatükki ja 12. salmi, mis ütleb, ja ma loen Piibli laiendatud tõlkest. Ja Risti ja Johannese päevist tänapäevani on taevariiki rünnatud vägivaldselt ja vägivaldsed inimesed haaravad selle jõuga kallihinnalise auhinnana. Taevase kuningriigi osa taotletakse kõige tulihingelisema innu ja suurima pingutusega. Vau, mõtle sellele. Vägivaldsed inimesed haaravad selle jõuga kallihinnalise auhinnana. Taevase kuningriigi osa taotletakse kõige tulihingelisema innu ja suurima pingutusega. Ja Jumalal on hea meel. Ta soosib neid, kes otsivad taevase kuningriigi osa kõige tulihingelisema innu ja suurima pingutusega. Vaid need rebivad kuningriigi oma ellu, kes võitlevad selle eest, otsivad seda. Me üldiselt ei käitu Jumala sõnaga selliselt. Me loeme peatüki või isegi mitu peatükki läbi ja me läheme edasi oma päevaste toimetustega. Me üldiselt ei võta aega, et mõtiskleda selle üle, mida me lugesime või mida pühapäeval koguduses räägiti. Me ei arutle selle üle ja seega on see kõik järgmiseks päevaks ununenud. Sellise suhtumisega me Jumala kuningriiki ei päri
Vaatame korra Markuse 4. peatükki ja 25. salm, mis ütleb, sest kellel on, sellele antakse juurde ja kellel pole midagi, sellelt võetakse väevõimuga ära ka see, mis tal on. Sest see, kellel on, sellele antakse juurde ja kellel pole midagi, sellelt võetakse väevõimuga ära ka see, mis tal on. Ja see kirjakoht räägib mõistmisest. Kõlab väga karmilt. Kuid sellepärast, et inimlikult, kui me mõtleme sellele, siis peaks nagu olema niiviisi ju, et kus ei ole, sinna peaks ju nagu juurde antama ja pigem veidi vähendama nende mõistmist, kellel juba isegi palju on. Kuid see oleks kommunistlik mõtlemine ja mitte piibelik mõtlemine. Ja selline mõtlemine võib veel väga paljudel sisse juurdunud olla, sest üks põlvkond elas ju peab täielikult kommunismi all. Sellest mõtlemisest peab vabanema. Sest see on täpselt samamoodi nagu, see on samamoodi vaimumaailma leping. Täpselt nagu oktoobrilapseks astumine, pioneeriks astumine, komsomoliks astumine, Nõukogude armee sõjaväevanne, parteisse astumine. Need kõik tuleb Jumalale kui patu tunnistada ja paluda taevastes kohtudes nende lepingute tühistamist või lahutust nendest lepingutest. Ja see on väga oluline, sest me ei saa ehitada piibelikku mõtlemist kommunistliku või sotsialistliku mõtlemise peale. Siis kukub kõik kokku. Kuid see ei ole tänane teema. See on vaid teadmiseks ja sellega tegelemiseks. On muidugi ka üliõpilasühingute vanded ja vennaskondade vanded ja nii edasi. Need kõik on vaimumaailmas siduvad lepingud. Aga meil kõigil on oma kutsumine Jumalat. Meil kõigil on perekonnad, on igapäevaelu ja see kõik nõuab meie tähelepanu ja see on täiesti arusaadav. Kõigil ei ole aega Jumala sõna sügavuti uurida, kuid on need, kes seda teevad ning ammutavad sõnast sügavaid ilmutusi. Nende osa on seda ka teistega jagada. Selleks, et muutusest saaksid ka teiste eludesse tulla. Ja mina olen üks nendest, kelle osa on piiblit sügavamalt uurida ja minu osa on ka õpetada. Ma tean, et Jumala võidmine on minu üle selles ja ma ei ole ülbe, kui ma seda ütlen. Ma tean oma kutsumist. Ma tean, mille jaoks ma siin maailmas olen ja ma viin täide Jumala kutset oma elus. Mu senised õpilased ei võta enamjaolt vaid ühte kursust, aga mitu. Miks? Sellepärast, et need kursused muudavad nende elu. Nii lihtne see ongi. Kui sina soovid muutust oma ellu, siis alustan ma jaanuaris uue kursusega vaimumaailma reaalsusest ja taevastest kohtutest. See on 3-kuune kursus. Taevased kohtud on vaimne dimensioon, kuhu me läheme selleks, et saada läbimurded. See paik on avatud kõigile kristlastele. Vaimumaailmas on erinevaid paiku, kuhu meil on eesõigus siseneda. Meil tuleb mõista neid vaimseid paiku ja neisse sisenemise ja neisse manööverdamise protokolle. Selleks, et me saaksime tõmmata jumaliku täiuse siia maa peale. Me elame selles maailmas selleks, et maa peal võiks olla nii nagu taevas, nii nagu me palvetame meie isa palves. See ei ole niisama sõnakõlks. See on põhjus, milleks sina ja mina selles maailmas oleme, et tuua taeva maa peale. Aga kui me meid ohime ja ähime, et kuri läheb aina kurjemaks, siis me ei saavuta palju midagi. Kuid Jumal ütleb meile ilmutuse raamatus 22 ja salm 11. Õige tehku veelgi enam õigust ja püha pühitsegu ennast veelgi enam. Meid on kutsutud kuulutama kuningriigi head sõnumit, mille alla käib ka haigete tervendamine, vaeste aitamine. Kas meil on nii palju, et aidata vaeseid või me keskendume ainult iseenda ja oma pere vajadustele ja probleemidele? Kui me seda teeme, siis me elame äärmises piiratuses ja me ei kuuluta oma eludega kuningriigi head sõnumit. Kuid meid kõiki on kutsutud kuulutama kuningriigi head sõnumit oma elu kaudu.
See on see, milleks me selles maailmas elame. Seega ma alustan uue 3-kuuse kursusega vaimumaailma reaalsused ja taevased kohtud. Me võtame ette ka kuningriigi finantssüsteemi, sest Jumala kuningriik toimib hoopis teistel põhimõtetel kui maailma majandus. Ja Jumal on iga oma lapse jaoks külluse valmis pannud, kuid kas me teame, kuidas seda kätte saada? Õppimine toimub internetis igaühele enda jaoks sobival ajal. Ma saadan iganädalaselt välja õpetuse videod, testid, ülesanded. Kui sul on küsimusi või vajad abi, olen ma olemas, et sind aidata. Me võtame aega õpitu kordamiseks, et see võiks südamesse juurduda. Kursuse tasu on selle aasta lõpuni soodushinnaga 90 € kuus. Uuest aastast kursuse hind tõuseb normaalsele tasemele ehk 120 € kuus. Ja see kursus on veidi kallim, sest see on tõeliselt elu muutev. Kui sa oled huvitatud, võta minuga ühendust Messengeri teel või emaili teel eve.juurik@gmail.com. Kui su elu nende 3 kuu jooksul ei muutu, siis ma maksan sulle kogu raha tagasi. Kaotada ei ole mitte midagi, võita aga on väga palju. Ole südamest õnnistatud ja tea täie kindlusega, et sinu taevane isa armastab sind. Amen.